kõigepealt ma räägin enda lemmik näonahahooldustoodetest. Mulle meeldivad hästi lihtsad, aga tõhusad asjad. Ja minu arvates sellised asjad on väga paljudel Eesti brändidel. Ja näiteks üks täiesti... Tegelikult alustame otsast peale. Ma alustan kõigepealt meigi mahavõtmisega juhtul. Et üks selline väga hea asi on Domina Elegantsil on sellised nagu meigi mahavõtmissalvakad. Kui ma olen meigi maha võtnud, siis ma pesen näo niisama ka veega veel puhtaks. Siis ma kasutan Madara näovett. Madara on selline nagu Läti looduskosmeetika bränd, ka hästi lihtne, aga väga tõhus toode. Järgmiseks ma kasutan kreemi ja praegu on minu öökapil Clarence'i kreem, millele vahest hommikuti ma lisan paar tikka sellist järk-järgult pruunistavat kontsentraati. Kuna mulle väga päikest ei meeldi võtta, siis suve lõpus on üsna kurb, kui kõik teised on hästi pruunid ja mu enda nägu on hästi valged, siis ma nagu järk-järgult mõnikord natuke paar tilka lisan sellist pruunistavat asja. Just see on äge, et ta ei tee kohe pruuniks, vaid sa saad seda näiteks üks päev kasutad, siis kasutad uuesti nädala pärast või kasutad mitu päeva järjest, kui sa tahad pruunimaks näost saada. Et selline hästi hea, just nagu ise saad nagu määrata selle jumekuse astme. Ja talvel ka kasutan seda. Näohooldus. Otse loomulikult kuuluvad sinna juurde ka koonimine ja maskid. Mossa on väga hea koorija teinud, mis on siis mitte graanulitega, vaid ensüümkoorija. Ja ma arvan, et selle brändi nimi on Aesti, kuigi siin ei ole seda miskipärast kirjas. Igal juhul tegemist on turba näomaskiga ja sellel on lihtsalt nii hea looduslik lõhna. Et üleüldse mulle ei meeldi, kui mask lõhnab nagu päris selline kosmeetika, millele on pandud parfüümi juurde ja lõhnaaineid, et pigem ma võtan maski kas külmkapist, ma ei tea, panen maasikaid või teen piimamaski või midagi sellist, või siis kasutan sellist täiesti looduslikku maski, nagu näiteks see turbamask on. Aga silmakreemid ehk silmatooted on selline asi, mille puhul mul meeldib selline hästi kõrgtehnoloogiline lähenemine. Näiteks see Shiseido silmakreem on praegu super, mida ma kasutan, aga üldiselt, et siin ma keeran sellelt looduslikult teelt Eesti brändide või siis Baltikumi brändide juurest kõrvale ja valin selliseid hästi nagu high technology brände, mulle meeldivad need. Siis muidugi päikselisel päeval ma kasutan päiksekaitset näole, 50 SPF ja La Roche-Posay oma on praegu väga hästi toimib apteegis saadaval. Keha juurde. Keha osas ma võtan asju väga lihtsalt jällegi. Mulle väga meeldib Lumi bränd Eestis valmistatud jällegi. Väga tõhus, selline lihtne, aga hea kehakreem ja ma tean, et ma ei pane mingit keemiat enda kogu keha peale. Selle kork on puudu, sest et mul on vannitoas selline nagu madalate riiulitega kapp ja see ei tahtnud koos korkiga ära mahtuda, nii et ma surutasin riiulisse kuidagi iga korda. No jällegi, mul ei meeldi päevitada ja siis vahest ma tunnen ennast liiga valge luigena, siis ma panen keha peale sellist nagu mahapestavat, pruunistavat kreemi Sensai omal see. Ja mulle meeldib see sellepärast, et tal ei ole sellist vastikut lõhna, mis on tavaliselt ise pruunistavatel kreemidel. Selline hästi neutraalne. Juuksed. No, jälle Eesti tooted. Ma olen viimasel ajal täiesti hull lavendli lõhna järgi. Mul on kõik kätepesu, keelid, seebid, lavendli lõhnalised, pesupesemisvahendid ja ma leidsin turult
lavendli lõhnaga šampooni ja balsami ja see jääb hästi õnnalt juustesse ka. Nii kaif. Nüüd on juukse pesemine on just selline mõnus nauding rituaal iga kord. Muidu ma pigem tahtsin alati seda edasi lükata, jah, pesen homme pigem ja nii edasi. Aga supertooted, nurmemad. Ja vahest on vaja soenguid ka teha, siis ma võtan Sebastiani juukselaki, mulle õudselt meeldivad igasugused minisuuruses juukse viimistlusvahendid, sest et tihti on see, et kas ma ei jõua näiteks kodus ära teha soengut, siis on vaja kaasa võtta kuhugi töö juurde, kus ma edasi lähen, või siis otse peole kaasa võtta, et vahest vajub ära soeng, et siis on alati hea, kui on käekotis kaasas. Ja mul kipuvad juuksed üsna kahusse ka minema, nagu näha. Sebastiani oma oli see, ma ei mäleta, kas ma ütlesin. Ja siis ma kasutan selliseid nagu sissejäätavaid seerumeid ja õlisid. See on Kerastase oma. Ja väga hea kuivadele otstele ja siis, kui ma näen, et juuksed hakkavad kahuks minema, panen lihtsalt peale natukene ja siis veel niimoodi kortsutan juukseid, et siis see loomulik laine tuleb nagu rohkem välja. Meigitoodete osas olen ma suur fänn just põhjaga seotud meigivahendite suhtes. Ma kogu aeg otsin uusi ja ma üritan saada hästi loomulikku tulemust ja sellist natuke nagu õnnalt pumaga tulemust. Ja seetõttu tavaliselt jumestuskreemi ma valin sellise hästi vedela, pigem sellise vesise või seerumi konsistentsiga. Ja see Estee Lauderi Visible Fluid Makeup on aastaid olnud minu lemmikjumestuskreem. Kui ma seda ei kasuta ja võtan mingi tavalise katusega jumestuskreemi, siis ma alati segan selle kas kreemiga kokku, et see tuleks õnnem tulemus või siis selle Armani Luminescence tootega, mis on selline, annab nagu õnna kuma jumestuskreemi sisse. Ja kuna meil on 4 aastaaega, siis kogu aeg on kas natuke jumekam või siis vähem jumekam. Et kui on vähem jumekam, ehk siis keset talve on Body Shopil hästi huvitav toode välja mõeldud. Selline nagu helendavad tilgad, et paned natuke jumestuskreemi sisse ja siis sa ei pea jumestuskreemi välja vahetama heledama vastu, vaid see muudabki heledamaks. Super toode. Geniaalne. Silmaalused ja igasugused asjad. Peidan Armani peitekreemiga ja see on tõsiselt eriline peitekreem, seetõttu, et ma olen kohanud seda ka väga paljude meigikunstnike ampluaas, sest tal on selline ots, et sa saad hästi täpselt selle peale kanda, et isegi et sul on vaja mingi millimeetri väike täpikene ära katta, et siis sa ei ole vaja teist pintsi appi võtta, vaid sa otse kannad näole ja hästi loomulik ja väga täpne tulemus. Neid on mul olnud juba, ma ei kujuta ette, mingi 10 tükki võib-olla järjest. Üks saab otse jälle ostan uue. Ja seda ma ei ole nõus mitte millegi vastu välja vahetama, mitte mingi uus jumestus peitekreem ega midagi, ma arvan, et sellest parem ei saa mitte kunagi olema. Nii, siis ilusa jume saamiseks Guerlaini päiksepuuder, see näeb juba ise nagu nii ilus välja ja hästi mõnus toon on ka, mulle ei meeldi punakad toonid, vaid pigem sellised õnna kollase varjundiga soojad toonid, see on selline ja jälle täielik kaunitar. Nüüd uus bränd Eesti turul Physicians Formula. Nii ilus ja nii ilusad toonid. Alguses muidugi, kui ma ei olnud siit veel võtnud, see oli nagu, siin oli veel mingi kiri peal ja jube ilus. Selline nagu luksustoone. Ka üsna uus bränd Eesti turul Urban Decay. Otse loomulikult Naked lauvärvid, mida ilmselt enne, kui see Eesti turule jõudis, telliti interneti kaudu. Lihtsalt nii praktilised toonid heledast tumedani ja sellised mõnusad külmad, et nad ei ole ka nagu punaka varjundiga, mis võivad mõnikord silmad nagu nüüd haigeks teha. Silmadega jätkame. Minu absoluutsed lemmikud on L'Oreali lipsmedušid. Ja ma vahest olen katsetanud ka kallimaid, et ma mõtlen, et äkki ma olen ühte kohta nagu kinni jäänud, et prooviks midagi luksuslikumat ja hinnalisemat, aga need on ikkagi kõige paremad.
ja just seetõttu, et ma tean, et ma ei pea päeva jooksul vaatama peeglisse ja kontrollima, et kas mul on kuskilt lipsme dušš laiali läinud, et nad püsivad nii hästi peal ja muidugi tulemus juba on väga hea. Silmapliiatsit ma ei kanna otse peale silmale, vaid ma teen seda vette kastetud pintsli abil, peenike pintsel, et siis jääb hästi loomulik tulemus. Lipsveekuulutaja jätsin vahele enne lipsveduši ja see on mul olnud ka, ma ei tea, nii kaua kui see turul on olnud vist mingi 15 aastat Shiseido oma nii hea, sest et see ei võta lisaaega, sa ei pea hoidma tükk aega lipsed kuulutamises, vaid sa korraks vajutad peale ja ta juba nagu annab tulemuse. Muidu ma ei viitsikski kasutada vist lipsveekuulutajat, kui ma peaks hoidma ja ootama. Ja kulmud. Iga päev on mul valik, kas ma kasutan kulmupliiatsit või siis kulmuduši. Ja pärast seda, kui ma olen värvi peale kandnud, siis harjab veel kulmud läbi, et see ühelt poolt nagu kulmukarvat teeb ilusalt niimoodi nagu kõik ühte ritta ja teiseks ta nagu hajutab natuke tulemust ka, et see garanteerib, et isegi kui ma ei pane tähele, et mingi äkiline joon on kuskil kulmu sees, et siis see pint nagu hari kuidagi hajutab selle ära. Ja lõpuks ei ole huulepulk, ma päevasel üldiselt ei kanna huulepulka, vaid on hoopiski, nagu ma enne ütlesin, ma olen ilusa põhja fänn, siis ma panen põsesarnale natuke sellist nagu läikepulka, H&M-i oma on see väga hea asi. Tavaliselt, kui ma seda küsin, siis inimesed, vabandust, kui ma seda kasutan, siis inimesed küsivad, et mis jumestuskreemi sa kasutad või kuidas sul selline kuma on näos. No, see on minu saladus. Ja kui ma lähen õhtul välja, siis ma lisan huulepulka ka. Ja no, huulepulki on mul hästi palju ja ilusaid, kuigi tegelikult nad enam nii ilusad ei ole, sest et mul on üks väike paharett, kes varustab kõik mu huulepulgad ära. Ma ei tea, kuidas ta seda teeb, ma vaatan hetkeks kõrvale ja siis tal on juba näpp sisse pandud minu lemmik huulepulga sisse. Ja absoluutselt kõik mu huulepulgad on nagu mingist sõjast läbi käinud. Muidu oli ilus.